seda oodata ka oli, et kui me Saaremaale tuleme ja kaks väga kiiret saarlast stardis on, et Ken ja Robert olid, et arvata oli, et see tihedaks läheb ja nii ta ka läks, et kahjuks Ken Torn pidi katkestama, et sattus ilmselt samasuguse saatuse otsa kui meie eelmisel aastal, et rehvi purunemiste nahka aga Robertiga jätkus võitlus kuni lõpuni. Kas sellises tempos oli võimalik ka mingisugust taktikalist plaani teha või oli see algusest lõpuni nii-öelda täiskaas? Pigem nagu kui me võtsime ikkagi eelmise aasta just selle õppetunnid kindlasti kaasa ja tegelikult oleme seda terve see aasta teinud, et ei pannud päris seda viimast protsenti nagu mängu, et pigem manageerisime, et ei leiaks neid kivisid ja kände üles sealt, kus neid ei taha leida, et mingi rumal rehvi purunemine ei võtaks asetult aega ja ei rööviks siis lõpptulemust. See rehvi purunemine oli nüüd see, mis selle ralli otsustas või? Jah, suures plaanis ma arvan, nii võib öelda, aga eks kunagi ei tea, mis nii-öelda vastasel juhul oleks nüüd olla, aga jah, kahju, et seekord nii läks, aga ega liialt nii-öelda põdema ei jää, ma arvan, et Egoni vastu näidatud kiirusega ma kindlasti olen üli rahul ja vaatame, mis edasi saab. Kui nagu tavaliselt sõidad ju ikkagi Rally 3-ga, nüüd Rally 2-ga, et kui keeruline see üleminek on? Jah, et tegelikult võrreldes eelmise aastaga kindlasti oli lihtsam, et see Rally 3 ma usun, et on kaasa ja kõvasti aidanud sellele nii-öelda üleminekule, et ta on ikkagi neliveoline ja nii-öelda pisut sarnasem R5-le kui see eelmine Rally 4. Et ma usun, et see juuniori aasta oli kõva kool. Ma sain see aasta 30 ja siis mõtlesin, et võiks nagu elus ühe korra normaalse autoga ka sõiva, nii-öelda kiire neliveolise autoga sõita, et see on kogu aeg unistus olnud ja siis mõtlesime, et Saaremaal on hea koht, kus see teoks teha. Stardipoodil ma ütlesin, et klassi top 4 on eesmärk, selle täitsime, saime esikoha ja ütleme üllatavalt hästi, et hommikul olime hädas üleüldse, hädas just aeglastesse kurvidesse pidurdamise ja mahapööretega. Õnneks Pidul ja Ondval neid väga palju ei ole, et siis sealt tulid ka päris soliidsed ajad. Kui harva sõita, kui keeruline nagu enda käima saamine on nii-öelda sellise ralli rütmi minek üldse? No ikka, eks ta võtab, ma arvan, täna peale lõunat oli niisugune, kus sõit läks ühtlaseks, et muidu oli väga palju niisugust kangutamist, lippadi-loppadi, et ütleme viimased 3-4 katset, ütleme, oli niisugused mõnusad, sujuvad ja auto oli sirge, et ei olnud nagu mingit jama, seda ütleme keeruline on alguses. Positiivse laengu kohe andis see, et meil esimene katse õnnestus väga hästi, et sealt saime väikse edu sisse ja ülejäänud aeg suutsime selle hoida ja vahepeal kasvatada. Aga jah, täna hommikul sellel 5. katsel ühes mahapöördes läks meil hoogul palju, sõitsime külges Eurograavi, aga õnneks jäi auto püsti ja saime välja sealt. Ja esimesel Undva läbimisel tegime pool spinni, kus nina pidi vastu traataada, kus pidime tagurdama nagu, et sellised kaks näpukat oli, aga ülejäänud oli üldiselt puhas sõit, ja siuke, suht kontrollitud, jah. Siin Saaremaal ma teadsin, et Hondadega lõpuni tulla on päris suur katsumus. Et tegelikult juba selle hooaja jooksul kuidagi muutus see sõit mul loogilisemaks, kõik need väljakiirendused ja kohad, kus trepp tekib, et seal ikkagi tuli natuke tagasi hoida, et võrreldes Raplaga, kus ma päris tahaks öelda, et täiega sealt välja läksin, aga ikkagi nüüd võrreldes hooaja lõpuga oli natuke seis kehvem, et nüüd õppisin nagu nii-öelda natuke autot säästma ja see tõi edu, ma arvan, siin ka. Sa nagu tõusid sinna klassi tippu kõrvalt vaata ja päris kiiresti. Mis töö seal taga on? Ma usun esiteks see üldse, et ma sain selle võimaluse lõpuks näidata, et minus on midagi, et juba see iseenesest on väga, väga lahe, et kunagi ju sellest unistasin, et saaks sellega tegeleda ja nüüd tänu sellele Rallystar programmile tegelikult kogu asi sai hoo sisse ja loodame, et siit saab ainult paremaks minna. Nüüd me ehitasime ühe golfi ja sellest sai nagu kõik alguse ja siis üks hetk jäi lihtsalt golf nagu natuke kiirusele jalgu ja tekkis võimalus siis soetada endale Ford. Ja see oli meil niimoodi suht õnne peale, eelmine reede jõudis treila pealt maha ja ega tegelikult ma ei teagi, et see
tegelikult ma siiamaani ei usu, mis nagu juhtus ja kuidas niimoodi läks, et meie kindel nagu eesmärk oli tulla lõpuni ja saada vajatud kilomeetrid kirja. Ralli oli tegelikult nagu mega keeruline, et seal mingid nipet-näpet asjad olid legendis ka sellised aeglased, et see auto nagu on ikka palju rohkem võimeline, kui algselt usaldada nagu julgeda. Ralli oli raske, et autole raske ja endale. Ja võtsime sihukese taktika, et mõtlesime, et kuidas tuleb ja kuidas vastu peab auto. Tehnika pidas hästi vastu ja sõit tuli ka hästi välja, et ralli oli täitsa hästi läks. Ja esimene päev ei tulnud nagu kõige paremini välja. Käiguvahetusvigu tuli siin, aga päeva lõpuks lõpetasime 4. kohaga, et ei olnud nagu kõige hullem. Teine päev alustasime, mõtlesime, et 3. koht tuleks nagu kindlasti ruttu ära kindlustada. Läksime seal kiiresti sõitma, aga lõhkusime esirehvi ära ja siis nagu ajaparandust ei tulnud, pigem kaotasime ja päeva lõunaks oli siis, kaotus oli juba mingi 40 sekundit. Mõtlesime, et nüüd tuleb hoogu anda, et tuli vihma ka siin sabin ja mõtlesime, et libedaga tuleb riskida ja kõik õnnestus, et 4 katsega me olime juba tasa ja viimane katse siis jäi viiki, et oligi nagu siis asi vormitatud. Vahepeal oli ikka 2 ratta peal sõitu ja et me riskisime kõvasti. Auto töötas ilusti ja tahaks tänada mehaanikud, kes oli väga hea töö teinud ja kaardilugeja vend mul, kes väga hästi tegi tööd seal. Ja kõik, kes toetasid, pöidloidjad ja fännid ja kõikidele suur tänu. Ilma kelleta poleks see niuke saavutus tulnud mitte kuidagi.